altruistlik eluviis. Kõik asjad on loodud eksisteerima teiste heaks. Perekonnas eksisteerivad vanemad laste heaks ja lapsed vanemate heaks. Mehe ülesanne on hoolitseda oma naise eest ja naise ülesanne on hoolitseda oma mehe eest. Õpetaja ülesanne on õpetada lapsi ja õpilasi ja õpilaste ülesanne on hoolikalt kuulata ja vastata õpetajale. Arstide roll on ravida haigeid. Valitsuse ülesanne on hoolitseda kogu riigi hästi toimimise ja inimeste heaolu ja turvalisuse eest. Inimestele on antud vabadus ise otsustada, kuidas nad oma elu elavad. Vanemad hoolitsevad oma laste eest mitte sellepärast, et nad peavad seda tegema, vaid sest nad armastavad neid. Lapsed tunnevad suurt rahuldust ja rõõmu, aidates oma vanemaid. Kuidas defineerida altruistlikku armastust? Altruistlik armastus on tõeline armastus. Selle põhituum seisneb andmises, elamises teiste ja terviku heaks. Ta annab rõõmsa südamega, unustab seejärel, et on andnud ning jätkab lõputult andmist. Igale inimesele on antud ka südametunnistus, mis juhib inimese otsuseid ja käitumist. Südametunnistus on nagu moraalne kompass, mis näitab alati õiget suunda. Kuid kas järgida või mitte südametunnistuse häält on iga inimese enda otsustada. Stephen Covey, Ameerika autor, juhtimiskonsultant ja mõtleja, kes sai maailmakuulsaks isikliku arengu ja juhtimise valdkonnas, on öelnud: inimese käitumist juhtivaid reegleid ei leiutatud. Need on universumi seadused, mis on põimitud iga tsiviliseeritud ühiskonna kangasse.